Nii, aga vaatame seda tööd. See on natukene tehtud nagu teistmoodi. Võib-olla see, et pole nagu niisugust õiget vastust. Õige vastus on see, et kui asi töötab, siis on nagu õige vastus. Okay. Nii, aga põhimõte on siin pluss-miinus sama. Ehk siis meil on sisend, taimer hakkab tööle, 12 sekundit ja siis töötab. Ja siis peale seda taimerit on pandud siis need komparaatorid. Kui aeg on väiksem, võrdne või suurem võrdne 1 ja 2 sekundit, siis üks tuluke töötab. 2-3 järgmine, 3-4 järgmine ja see memory teeb, ma ei tea mida, teoorias seda memorit seal ei ole vaja. Antud juhul ta ei osale nagu mitte millegist. Teoorias seda memorit saaks kasutada, kui panna siia nagu ette, et ei laseks seda tsüklid uuesti käima. Ja stop nupp teeb seda, et ta resetib millegi pärast 2 taimerit. Üks on 0-0, ehk siis see on see alumine. Ja ülemine on mingi 7. 7, läheb edasi. Nii, kohe vaatame. Nii, ja kui on M0, see on küll keeruliselt tehtud. Nii, see memory töötab, see tähendab, et siit ka läheb läbi. Ja siit, mille pärast nagu jätkub vahemikus 5-6 töötab see 0-0, 5-6 see, 5-6 see. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et alguses keerate, esimene töötab, teine töötab, kolmas töötab, ehk siis esimene töötab põleb, teine töötab põleb, kustuvad, põleb kustub ja siis kui ta saavutab selle vahemiku 5-6, siis kõik 3 tükki hakkavad tööle. Näete, see on nüüd see osa. Ja nüüd, kui on vajutatud I00, siis Q07 töötab 12 sekundit. On teil aimu, miks nii tehtud on üldse? Täitsa negatiivne, ausõna ei tea. Ma arvan, et see Q07 on see staatuse LED. Samas selle staatuse LED-i saaks ju vabalt siia samasse toppida. Siis näete, siin on 12 sekundit ja seal all on 12 sekundit. Mis teoorias seda network 4 poleks üldse vaja. Nii, ja eelmine vahemik oli 5-6, kõik 3 tükki töötavad. Ehk siis 7 juures kõik ei tööta ja 8-9 jällegi kõik töötavad. Ja siis jälle ei tööta, siis jälle töötavad ja ongi kõik. Ehk siis põhimõtteliselt, kus meil see foto on. Et kui te hakkate seda keerama, alguses töötab esimene, kustub ära, siis teine kustub ära, kolmas kustub ära, siis kõik on kustunud, keerate natuke peale, siis kõik 3 põlevad, keerate veel natuke, siis kõik 3 kustuvad, keerate veel natuke peale, kõik töötavad ja keerate veel natuke peale, kõik kustuvad. Nagu näete, kuna ei ole ühtegi kommentaari, tuleb siit nagu järeldada midagi. Ja aga ma arvan, et seda oleks saanud isegi kuidagi kergemalt teha. Praegu on see, et see memory 0-0 ei saa aru, miks ta siin peab olema. Teoorias, kui selle siit nagu välja visata, siis peaks ka töötama. See TP, see on siis ühekordne impulss. Selle eesmärk on see, et kui te vajutate selle I00, siis see TP plokk genereerib ühekordse impulssi pikkusega 12 sekundit. See tähendab nüüd seda, et
kui te vajutate siin alguses selle start nupule, teil on põhimõtteliselt 12 sekundit aega, et kõik need keeramised nii-öelda ära teha, sest kui ta ületab selle 12 sekundit, siis siit see taimer, see ei lase nagu elektrit läbi ja see kõik tulukesed kustuvad. Ju siis see on kuskil ülesandes nagu spetsiaalselt kirjeldatud, et on vaja niisugust asja teha. Seda TP-d saab mõnikord kasutada ka seda, kui teil on näiteks niisugune olukord, kus te peate mingi taimeri näiteks ära nullima ja siis saatma nagu taaskäivitamise siis teise tsükli signaali, siis mõnikord võib selle TP ka panna siia mitte 12 sekundit, või näiteks mingi 1 sekund või 2 sekundit. Siis mõnikord on see, kui te vajutate nupule ja samal ajal panete midagi tööle ja samal ajal lülitate midagi välja, siis kontroller mõnikord satub segadusse, et mida ta siis täpselt peab tegema. Aga kui teil on mingi eelistus mingi funktsiooni suhtes, siis võite selle TP sinna vahele toppida. Jah. Põhimõtteliselt ma arvan, et seda M00 poleks siia vaja. Saaks ka ilma selleta hakkama. Aga ma ei tea, kas te panite tähele või mitte, aga nagu näete, siin töös ei kasutata seda väljundit nagu set reset. Et see on ka nagu sihuke hea nii-öelda komme. Sest kui te kasutate väga palju seda set reseti, siis võib juhtuda see, et te lihtsalt unustate mingi väljundi tööle ja siis või isegi memory mingisugust tööle. Ja siis ta hakkab nagu imelikult käituma. Et tihtipeale see juhtub siis, kui teil on nagu teete seal mingi 5-6 tööd üksteisele nagu otsa ja siis ühes programmis. Ja siis ta jätab meelde, et mingi memory jäi tööle ja jäigi tööle. Ja siis järgmine kord te arvate, et lülitasite ta välja, aga ta on ikka sees. Nii.